Siin ruumis toimub praegu konverents laste, täpsemalt ka spetsiifilisemalt poiste seksuaalsest ärakasutamisest. Ja arvud on hirmsad. Iga päev saab hinnanguliselt Eestis seksuaalselt ärakasutatud 4 alaealist last. Aastas registreeritakse lastevastaseid seksuaalkuritegusid umbes 700. Hinnanguliselt aga vaid pooled juhtumid jõuavad politseisse. Teine pool jääb tegija ja ohvri vaheliseks saladuseks. Täpsemalt oli tänane konverents poiste seksuaalsest ärakasutamisest. Statistika muidugi näitab seda, et umbes 12–15% kuritegudest pannakse toime poiste suhtes ja täiskasvanute kuritegudest kuskil 5–10% pannakse toime meeste suhtes, kuid ma arvan, et see number on kõrgem, sellepärast et probleemiks on see, et poisid räägivad endaga juhtunust tunduvalt vähem. Keskmine ohvri vanus on 11 aastat. 85% juhtudest toimub nende poolt, keda laps tunneb. See juhtub kas pereringis, lähisugulase, peresõbra või naabri poolt ja see muudab avastamise raskeks. Väikesed lapsed ei saa tihti aru, mida nendega üldse tehakse. Nad ei tea, et see, mis nendega tehakse, on vale. Ja seda enam, et väärkohtaja normaliseerib seda ja ütleb võib-olla, kui see juhtub näiteks kodus, et aga kõik isad teevad niimoodi. Ja ka kui see väärkohtleja on võib-olla naabrionu või keegi, siis ta võib näiteks ähvardada, et kui sa selle välja räägid, siis ema jääb kurvaks või siis juhtub midagi halba sinu perele ja seda ju väike laps ei taha. Konverents toimus Riigikogu vaimse tervise toetusrühma eestvedamisel. Me peame neid lugusid lihtsalt jagama, ole sa poliitik või ole sa lihtsalt inimene, et kui need jõuavad need lood avalikkuse ette, siis ma loodan ja usun, et ka meie Eestimaal elavad väärkoheldud inimesed võtavad julguse kokku ja hakkavad rääkima ja teised jälle, need hakkavad nagu märkama, sest nendel väärkoheldud inimestel jäävad ikkagi ju märgid külge. Nad on kas depressioonis, lastena nad lõiguvad ennast. Ühte selgelt tunnusmärki ei ole olemas. No tavaliselt, kui juhtub see nagu äkki ja seda pole võib-olla ennem, siis võib nagu õpilasel võib langeda õppeedukus, ta võib-olla ei söö enam korralikult, ta ei julge sõpradega suhelda enam või nagu siin Norra esindaja tõi välja, et üks norrakas ütles, et ta ei taha inimestega suhelda, sest ta arvab, et inimesed näevad tema silmadest, et teda on seksuaalselt väärkoheldud. Üks asi, mida politsei esindaja soovitas. Sellised kurjategijad ei tohiks kunagi saada loota sellele, et kui ohver piisavalt kaua suu kinni hoiab, siis tegu aegub. Minu isiklik arvamus selles asjas on muidugi see, et alaealiste suhtes toime pandud seksuaalkuriteod ei tohiks aeguda. Aga väga paljud täiskasvanud ei räägigi endaga juhtunust just seetõttu, et nad teavad, et need kuriteod on aegunud ja mitte midagi selle teo toimepanijaga ette võtta ei saa. Mis tahes seksuaalne tegu või jutt alla 10-aastasega on seaduse mõttes alati vägistamine. Vanuses 10–16 on seksuaalne tegevus või jutt karistatav vastavalt juhtumile. Niinimetatud Romeo ja Julia erand on 14–16-aastase puhul, kuid üks pool ei tohi teisest olla rohkem kui 5 aastat vanem.